see meeletult raske seiklus. Tegelikult ega valmis ei ole suht läbi. Nii see Lõuna-Ameerika trip algabki. Tass on ära kaodanud minu ratastooli, et seda ei ole, see on kadunud. Ohoo, keda ma näen! Vau! Tavai, ei! Ja 3 trepiastet kogu aeg, kuskilt ei saa ei kohvritega üle, ei ratastooliga üle. Saime nahad. Juba tuleb välja, et vale Uber on, tellis XL-i enda arvates, aga auto on pisikene. Kia Rio on kõige tavalisem ja siis Sedan on XL. No võt. Austraalias on XL ikkagi mask. You get a chair there as well. Minul on ükskõik. Ja nii me lähme. Kõks. Kõks. Ja kõks. Õppinud mehed, õppinud riistad. Ei, vahet ei ole, mis mahume ära küll, kui nad sõidavad veel väiksematega. No nad seal, jah, vaata numbrid. Sul on aadress olemas, oli ma andsin sulle saatsin. See aadress on seda numbrit. Mis numbrid? Räägi mulle ka, mis numbrid seda käest See on küsin. kontrollkood, et õiged inimesed on. Sellepärast ongi nende kohutamine. Et sa näed, kuhu ta läheb. Et kui ta peaks aadressi või seda marsruuti muutma, siis sa hakkab märku andma ja siis tuleb sulle telefoni ka, sa näed, et kui ta täitsa ära muudab, siis muudab sul telefonis ka. Nende teistega sa ei näe seda, nad lähevad, pead ise usaldama, kuhu nad lähevad, aga siin sa näed, kus ta läheb. Siis ta jälgib sa teed, siis lõpuaadress, sest ta ei saa lõpuaadressi ära muuta niisama, siis ta muudab sul telefonis ka ära. Okei. Sellepärast ongi ohutumine. Sest siin on need piraat-taksod ja nad tulevad, võtavad su peale lihtsalt, viivad kuhugi suvalisse kohta ja siis teevad vagaseks või röövivad lihtsalt paljaks. Neid juhtumeid on oma jagu. Neid tehakse oma brasiillastega ka, mitte ainult turistidega. Right speak or friends with same time Rio de Janeiro, Brasil. Esimesel õhtul jäi kohe telefonist ilma, esimesel peol kohe ja niimoodi taskud olid lukkudega ka veel nad. Ja võeti ära või? Ja lukud tõmmati niimoodi klubis lahti, et nad ei saanud isegi aru ka ja võeti telefon ka veel ära. Päris. Kohe esimese õhtuga jäi ilma. Oota, me läheme ka klubi ikka või? Ja ma ei tea, vaatame. Aga siis peab kõik asjad koju jätma. Alati ekstreemreisi, siis tema on see, kes tahab kõike teada, kuulda, näha ja kui võimalik, siis ka katsuda. Katsuda tuleb siin veel. Siin on mida katsuda ka õnneks. Kuudu sellest ei jää. Kiirusest keegi ka siin lugu ei pea. Üheks trahvid on olematud või mente pole piisavalt. Vahepeal 80 alad panevad 120-ga. No praegu ka 60 ala hakkab läheb sisse 90-ga. Ja kas on mentide puudus või siis trahvid on nii madalad või siis viskad lihtsalt 50-se sinna lubade vahele ja ongi korras. See on torniga katte peale. Torniga katte seal peale tuleb. Isegi tellingut pole, lihtsalt katte ümber sama. Right speak jungle. Metsas käisime, seal pidime võrkkiigelt magasime ja panime moskiidovõrgu ka peale endale. Ja moskiidos ei olnud, siis küsisime, mis värk selle moskiidovõrguga, miks me peame panema, et neid ei ole. Ja siis see vana ütles, et see on sellepärast see Jaguar liigub ringina. Ja kui ta tuleb me öösel magamine ja ta tuleb sinna meie võrkkiikede vahele, siis esimene asja on ta nagu kast ja käpaga katsutajana. Ja kui ta ei tunne su pead ja see võrk jääb nagu ette, siis ta ei hakka ründama. Alustasime jälle Rähnaga. Keegi, jah. Broneerisin hotelli. Ma ei tea, kui siuke Rähn võimalik on. Aastal 2026 olen võtnud selle. Aasta pärast tuleme. Lähme täna randa, nii nagu sa tahtsid magada rannas. Sa isi rääkisid, jah? Ma rääkisin sinu pärast magame rannas. Ma tahan rannas magada. Nüüd väike hotelli vahetus oli valesti broneeritud.
nüüd on meil naissõitja. Rait, mis on nüüd siis? Või on madal seisus või? Esimene jama hakkab pihta, mul on juba natuke rohkem kui esimene jama sellega seoses. Sinuga on need jamad. Nii kaua kui meil nalja teeb, nii kaua on hästi ja peab nats kaugemale minema, kuna siit on kõik broneeritud, selline on elu. Ja on ikka ebareaalselt kuum niimoodi, et põled kohe võtab laks, väga valav, kuigi ei peaks üldse nii intensiivne minu meelest olema sel ajal see väike, aga ju siis siin on kogu aeg see intensiivne. Võtame oma kodinad ja kohvrid ja vaatame selle hotelli üle, mis siin on. Jube hea, kui mul on see kotipoiss ka kaasa võetud, on ju? Nojah, panen arvele juurde 10%. Siis on hea, lähed liitne, lähed hotelli sisse, saad kohe tuppa, on ju? Ma arvan, mingi turismibuss või. Brasiilia kohta ikka väga suur hotellituba, ütleme, et tooliga siin liikuda ja kõik külmkap, kõik vajalik on olemas. Et ei küsita isegi lisaraha selles suhtes, kui mujal maailmas küsivad kohe lisaraha, näiteks teise koha peal, mis hotell oli, küsiti kohe 2000 üle. See tuli jagada siis 6,3-ga on kurss. Et noh, tavaliselt ei võta hinnatuba, aga siin nagu ise pakkusid. Aga noh, Ibis Group on Ibis Group ka, on ausad. See on alati kõik korras. See on siis hotelli aknast vaade. Ilus, kena, puhas. 7 päeva väga ideaalne elada siin. Rait is a scaffolding builder in Australia and already manages it here. No kommenteeri siis seda tellingusüsteemi siin. Kas teil ka Austraalias pannakse seda siit traat, et saaks üles ronida? Nii hull olukord ei ole. Et siin on meil paneb sineeri vahest alla niimoodi, et nad ei saaks üles ronida. Viimane kord ühel objektil paar narkomaani ronis hoonesse sisse ja varastasid neid brošüüre, hoones sees tulid välja tänavale ja jagasid teistele inimestele. jah, See on narkomaanidest. Aasta lugu. aga siin on nagu vanglal ümbritsetud, et ei saaks kuidagi tellingute peale ronida. Midagi uut jälle. Küsimus on see, et mul pole veel kohale jõudnud, et ma tegelikult reaalsuses ka Brasiilias kohal olen. Rait läheb meil selja taga vaikselt sealt steiki välja. Vähemalt Raidiga reisides on üks positiivne asi, et söömine, see on nagu tähtsal kohal, kui me võtsime siis 2 steiki, siin maksavad need 40 kohalikku. See teeb siis 6 eurot umbes näo kohta. Et söömine on siin suhteliselt odav. Ma ei tea, kas ta pärast pole ka kuskile mõju või ei mõju. Siukest asja ma näen esimest korda. Raidile lasi maksta, tahtis juua ja süüa, muidu nad ainult kerjavad igas riigis. Võttiski Coca-Cola ja pani kohe jooksu, nii kui ära ostati, et see oli ka nagu kummaline. Ei tea, mis asja see Rait seal küll vaja. Oot! You can get some! Ja nii see Rait kaobki ära. Tule, ei mina ei julge tulla, mine üksikult sinna. Ma lähen ära. Iga õhtu tulevad politseinikud välja, lihtsalt vaatavad vilkuritega, seisavad peal. Põhja. No. See on suur otsaga, see ei lähe, sest see äär on ju. Aga mis me siis tegema peame? Mis me siis tegema peame?
midagi sa ei saa seda kasutada, sa pead ise otsa ostma. Ma ei tea, kas aga kus ma saan, aga ma ei saa üles laadida YouTube'i, mul kaob ära see värk. Oled tehnikamees või ei ole? Ma just rääkisin sulle tehnikamees, mis sul vaja on. Ma ei tule sulle külla, sest sa filmid kogu aeg. Põled läppari läbi. Ole vait. Käis pauk või?